No tere! Täna siis väga lühikene ja lihtne minu vaade asjade internetist ehk IoT. Internet of Things on siis IO. Katsume siin kasutada ka väljendeid. IoT. Internet of Things. Olen isiklikult isegi üsna palju kokku puutunud, omal ajal sai neid pisikesi andureid internetti pandud ja nende põhjal siis midagi tehtud, ehk siis selline minu vaade asjale on siis selline, et meil on siin andur 1, tähistame siis andureid, andur 2, andur 4, vabandust, paneme andur 3, siis on nagu loogilisem. Andur 3 ja nii edasi. Meil võib olla üsna palju andureid. Andur on siis selline riistvara, mis kogub keskkonnast informatsiooni ja siis need andurid võivad meil näiteks asuda kõik näiteks meie kodus. Siin on kodu. Väga veider selline kodu. Paneme siia nimeks kodu talle. Väga raske on kirjutada selle asjaga siin täna millegipärast. Selline kodu on. Ja siin ongi küsimus, mis see andur on siis things võib-olla, igast andurid. Andurid võivad mõõta meil näiteks temperatuuri, nad võivad mõõta müra, noise, selles mõttes noise. Võivad mõõta, palju meil niiskust on kodus, kas meil on näiteks võivad mõõta sellist asja, et kas on, kui palju mobiiltelefone on koju näiteks tulnud, et kas meil on tulnud isa või ema mobiiltelefon, on ta koduvõrgus. Mobiiltelefonid. Ja need andurid võib väga palju olla. Ja siis on meil selline keskserver, server, mis võib asuda internetis, aga ei pea. See server võib ka kodus asuda. Aga igal juhul kõik need andurite, üks võimalus siis, on need andurite andmed kogutakse sinna serverisse, mingisse andmebaasi või mingisse lahendusse, mis sellised IoT servereid on siis erinevaid home solutioneid või kodulahendusi, mis siis on pakkuda. Erinevad andureid on siis, erinevad tootjad teevad erinevad andureid ja siis kui nüüd need tootjad, kui nüüd hakata kodu IoT lahendust looma, siis tasub mõelda sellele, et kas need, kui valida seda serverit või kodu IoT tarkvara lahendust, siis et need andurid võib-olla peaks siis ühtlima selle serveriga. No nii, nüüd kui need andmed on meil kenasti kokku kogutud, siis me saame siia serverisse looma erinevaid reegleid. Saame reegleid kirjutada. Rule 1. Et kui on temperatuur nii, siis peaks midagi juhtuma.
ja nii edasi. Saame erinevaid reegleid kirjutada, kasutades seda serveris olevat siis tarkvara. Ja nii edasi. Erinevaid reegleid saab siia siis kirjutada. Ja ehk siis päris palju reegleid. Mida rohkem on andureid, seda rohkem annab kombineerida erinevaid reegleid, et kui valgus on kuskile, näiteks mõni andur meil mõõdab valgust, siis et mis siis juhtub, kui valgus on mingil tasemel. Ja täpselt, et nüüd on meil andurid, et siis me tahaksime, et midagi juhtub ja seal samas kodus jällegi. Seal samas kodus lisaks anduritele võivad olla meil täiturid ehk siis mingisugused riistvaratükid ja see, kusjuures ei pea ainult meie kodus olemas. Me võime rääkida, aga lihtsam on mõelda, et see on meie kodus. Meil on täiturid siis meie kodus, siis täna teeme, et on lihtsam. Meil on erinevad täiturid. Täiturite all peame siis silmas näiteks mingi pirn. Pirni selline pirn, mis on targem pirn, mis siis oskab kuulata sealt serverist tulevad reeglitest defineeritud käsku. Meil on siin oma pirn, tark pirn. Nii. Mis läheb siis, kui me ütleme, et siin on selline reegel, et kui valgus on alla mingisuguse ühiku, siis pane pirn põlema või kui on ta üle, siis pane pirn kustu. Meil võib olla seal küttekeha, mingisugune radiaator, elektriradiaator. Et kui nüüd temperatuur on midagi, siis pannakse see radiaator tööle ja nii edasi. Jällegi, et võib olla reegel, et kui lapsevanem tahab teada, millal laps koju jõudus, siis et mingi reegel defineerib siis, et saadetakse teade, kui laps on kodus, et nüüd lapsevanem on rahul, et teade. Lisaks võivad, need andurid siin võivad näiteks, jälle, näiteks see samane radiaator võib ise oma voolutarbimist tagasi serverisse saata. Ja sellest tekib uus info meile, mis võib olla monitooring. Ehk siis variante on väga palju ja ehk siis siin võib juhtuda ka see näiteks, et tõesti, et väga naljakaid olukordasid võib kokku panna, et kodust number 1 me juhime hoopis suvila võimalusi ja nii edasi, et ehk siis asjade internet, et meil on andurid internetis ja meil on need täiturid internetis ja siis erinevad reeglid juhatavad neid. Nüüd muidugi on hästi oluline, et need reeglid, mida defineerime, siin on turvalisus oluline, kuidas kaitsta seda serverite keskkonda, need reegleid. Et me ju ei soovi, et meil pluss 25-ga radiaator väga kütab, elektrikulu on, või siis me ei soovi, et jällegi pirn päeval põleb ja nii edasi, et eks turvalisus on väga oluline siinkohal. Ja seega ongi see lühikene loeng läbi, et asjade internet on siis andurid, mis keskkonnast saavad andmeid, panevad serverisse, serveritest saab teha reegleid, reeglite põhjal saab anda täitureid reageerima. Ja see kõik on siis internetist juhitav. Ma tänan kuulamast.